Hei vlogid, Agnes Paknes ja täna ma räägin kõigile, et miks ma siis ei ole nii palju vloginud, nagu ma lubasin, et ma vlogin. Nagu te ilmselgelt viimastel päevadel olete näinud, et ei ole kõige paremad ilmad just olnud. Paljudes kohtades on väga palju vihma sajanud ja nii ka minu maakodus on väga palju vihma sajanud. Ja mul ei ole siis väga midagi vlogida, sellepärast et vihma sajab ja õue ei saa minna ja väga mitte midagi ei saa teha. Ja täna on siis veidi ilusam ilm, päikseline, soe, veidi kunga ja on palju parem ilm. Mul on veidi hääl ära, aga ma lähen siis täna esimest korda ujuma. Eelmistel aastatel olen ma palju varem läinud ujuma, aga see aasta siis ma lähen palju hiljem ujuma. Mu hääl on nii halb. Ja sellepärast, et ongi parem ilm ja ma lähen siis ujuma täna. Ja nagu te mu eelmises vlogis kuulsite, ma ütlesin, et ma teen väga palju vloge ja on vlogi hooaeg. Aga see vist ikka ei ole nii, sellepärast et Eesti ilmad on väga halvad. Eriti just see suvi ja ma ootasin suve täiega, aga mis ma sain? Täiesti erinev asi. Ja ma olen siis rohkem tegelenud TikTokiga, ma teen iga päev daily videosi, ma teen nagu iga päev TikTokke ja mul on uus konto, sellepärast et mu vana konto sai bänni, ma ei tea miks. Aga ärme räägi sellest ja nüüd mul on uus konto ja ma teen igapäevaselt TikTokke. Ma teen siis rohkem kassivideosi, sellepärast et inimestele väga meeldivad loomad. Ja kui ma enda nägu näitasin või nagu endast tegin, kus kassi ei olnud, mitte keegi ei laikinud seda, sellepärast et inimestele meeldivad ikka rohkem loomad. Nii et ma teen rohkem loomavideosi ja mu siis konto TikTokis on Agnes Paknes 404 ja see on mu konto ja ma teen siis rohkem seal videosi ja Instagramiga ma väga ei ole väga tegelenud, sellepärast et ma ei tee väga pilte, ma ei postita väga, mul ei ole väga mitte midagi teha seal Instas ja jah, nii et kõik need päevad, mis suve on olnud, ma olen põhimõtteliselt terve päeva doom scrollinud, nii et doom scrollimine tähendab siis, et sa lihtsalt scrollid TikTokis või YouTube'is või ükskõik kus lõpmatuseni, nagu alustad kell 5 ja lõpetad kell 1 öösel. Nii et seda olen ma siis põhimõtteliselt terve suve, mis praegu on olnud, teinud ja oma kassidega mänginud olen ja kõik. Ja ma olen Robloksi mänginud ja seda ma olen ka teinud ja täna ma siis mõtlesingi, et vlogida, et öelda teile, et vist ikka ei ole vlogide hooaeg, nagu ma lubasin, aga ma siiski üritan vlogida väga palju, nagu võimalikult palju ja võimalikult huvitavaid asju. Et mitte lihtsalt ütlen, et täna ma teen seda ja kõik. Ja ma üritan vähem rääkida, nagu ma üritan rohkem teha asju, nagu oma kodust välja minna, sellepärast et ma olen kõik oma vlogid sees istudes vloginud. Ja ma tahan seda muuta, sellepärast et inimesed ilmselgelt ei viitsi lihtsalt möla kuulata mingi. Ja inimestele meeldib rohkem kuulata asju. Valasi. Inimestele meeldib rohkem näha asju kui kuulata asju. Nii et ma üritan rohkem suu kinni hoida ja näidata teile asju, mis tegelikult pakuvad ka huvi. Ja see on siis see, mida ma üritan teha. Ja ma näitan teile oma kasse ka. Sellepärast, et neid on 5. Me võime jätta ainult 1, sellepärast, et meil on juba 3 kassi ja siis tuleks 4 veel juurde ja me ei saa kõiki jätta, sellepärast, et muidu oleks meil 9 kassi ja see on lihtsalt liiga palju ja me anname nad ära. Ja kui te tahate kassi endale, kassipoega, siis te võite mulle Instagrami kirjutada. Ja nii lihtne see ongi. Ja ma näitan teile neid kasse ka ja enamused neist on vist tüdrukud. Mulle öeldi, et on. Ma ei ole väga ise vaadanud.
aga ma ei tea. Ja jah, siis ongi see kõik. Ja vaadake, mis mu kass mulle tegi. Nagu väiksed kassipojad tegid, nagu mängisin nendega, siis nad tegid niimoodi. Nagu, aga nad on ohutud, nad ei ole vägivaldsed, nad on head ja te ise näete ka ja nad väga mängivad, neile meeldib üksteisega mängida, aga kui nad nüüd lahutada, siis neil võib igav olla ja kui nad nagu on üksinda, siis nad lihtsalt mängivad mingi random asjadega, mis nad leiavad, mingi jalanõudega, juuksekommidega, ükskõik mis. Ja aga ma näitan siis teile enda kasse ja jah, siis ma vist lõpetan vlogi ära. Või ei, ma näitan teile oma aeda. Ma näitan teile oma aeda, mis mul on siin maakodus ja see on suur ja meil on mets. Nagu mu maakodu on metsas ja küll te näete, aga tulge nüüd ja ma näitan teile oma kasse siis. Ja siin nad ongi. Siin on mu kassid siis. See on nende ema, teda ma jään ära ja need on siis kassid. Ma siis hakkan teile vaikselt näitama, aga neil on praegu söögiaeg, aga nad söövad kogu aeg niikuinii, aga ma lihtsalt näitan teile neid praegu, sest jah. Nii, see on siis esimene. Tema on täiesti erinev, sellepärast et ta on ainuke, kellel on see valge asi ja tema on vist isane, mulle öeldi, et ta on isane ja tema mängib kõige rohkem, talle meeldib väga mängida teistega ja ta on siukene. Ja tal on ainukesena siis see valge. See on teine, see on nüüd täiesti must ja talle meeldib selle tooli peale hüpata, ta on nagu ronija, talle väga meeldib ronida ja ma ei tea, kas ta on isane, emane, ma ei taha neid piinata, et vaadata ja ta näeb siis selline välja. Nii, see on teine. Tema on siis klassikaline kass, tema on see, kellel ongi. Talle meeldib väga süles olla, ma arvan, et ma jätangi tema, sellepärast et mulle meeldivad siuksed sülekassid ja ta on siis klassikaline. Ja klassikalisega ma mõtlen see, et ta karv on klassikaline. Siin on teised kaks, see on ka täiesti must, see on üks teine täiesti must ja see on ka. Ja see on ka nagu klassikaline. Nii, need kaks on kaksikud ja see teine kaks on siin kaksikud ja siis see üks on lihtsalt üksinda. Okei, nüüd me oleme õues ja nagu te näete, siis siin on kasvuhoone, siin on siis vanainimeste kiik, ma kutsun seda vanainimeste kiiguks, sellepärast et rohkem vanainimesed on seal. Nii, ja siis siin on see mets, kõik see. Nii, sealpool, see põõsas seal, see on vaarikas ja siis siin on veel tikrid, siis sirelid, siis siin on veel punasõstar, mustsõstar, see on nüüd siin sirel, aga see on juba ära õitsenud ja siis meil on punasõstar, mustsõstar ja siis meil on siin rabarber, seesama siin, aga mu isa juba võttis siit ära need, see rabarber ja seal taga on ka, see on siis batuut, kiik ja siis see on camp shower nagu, ma ei tea, ja siis siin on õunapuud ja siis see ongi mustsõstar ja siis siin kuskil veel on punasõstar, aga ma ei tea täpselt kus. Ja siis see on kirsipuu ja siis seal taga, seal kõige taga, seal rohkem. Aia taga on siis martsipan. Siin on kartulid ja maasikad kasvavad ja siis see on püstkoda ja siis see on veel rabarberit. Ja siin on suht suur aed, nagu te näete, ja sealt taga läheb veel edasi. Siin on lihtsalt nagu me ei niida sealt väga muru, sest nagunii mitte keegi seal ei käi. Siin kasvab ka midagi, aga ma ei ole väga kindel. Ja siis saas on veel üks mürgine taim, aga ainult üks. Nagu, neid on palju, aga see on nagu üks liik on nagu mürgine. Ja see on siis ussilakk. Selline, mis näeb välja nagu magus maitsev. Ussikas, aga tegelikult mürgine. Nii, siit edasi on tagaaed, kus me saame sisse minna. Meil on 3 aeda. Peaaed nagu, et meil on 4 aeda. Sealt ühelt poolt sa saad tulla, sa saad teiselt poolt tulla, siis sealt taga on veel aed ja siis siin on veel aed. Nii, nüüd ma näitan teile edasi. Siin on nagu väike, siin on nii raske liigutada.
aga siit veidi saab appi. Ma ei taha seda katsuda. Nii, siit siis läheb edasi meie mets ja siin ongi lihtsalt see tee ja siuke klassikaline mets, kus sa saad niimoodi käia ja siis siin, oh my god, mis siin juhtub? Ma ei ole seda, see on ära murdunud. Guys, see on ära murdunud. Ma isegi ei teadnud, et see on ära murdunud. Ma just nüüd nägin, ma arvasin, et see kukub kohe, aga what the... Ma ei tea, see on kuidagi niimoodi ära tulnud. I have no idea how, but whatever. Let's just... Nii, ja siis edasi on veel siukene... Ja siin on prügiauk, kus mina ja mu sõbrad hüppasime sisse. Seal on nagu vanaaegne prügi, sellepärast, et prügiauto meil ei käinud, siis me lihtsalt viisime selle metsa ja siis seal on üks creepy-toll, creepy-nukk ja see... Või kas selle oma sõbra eest hakkas karjuma? Ja memories. Siin ongi see. Ma üritan teile seda ussi lakka otsida. Siin leidsin. See ongi, siia alles kasvab see mari. Siin on veel. Ja see näebki selline välja. Ja siis seal kohas on. Seda saab rohkem sügisel. Saab seda rohkem vaatama minna. Või kevadel. Sellepärast, et siis sinna pääseb rohkem ligi. Ja siis siin on siis puu on, mis pidi puu on olema, aga mu vend jättis selle pooleli. Ja sealt edasi läheb lihtsalt kruusatee. Siis ongi lihtsalt kruusatee, kus sa sõidad sealt. Ja siis kui sa pöörad vasakule, siis seal on veised. Ja kui pöörad sinna paremale, siis seal on alev. Ja nii et linnast oleme me suht kaugel. Vist mingi 30 mintsi peab sõitma, et Rakverre üldse jõuda. Tammsalu ei ole nii väga linn. See on mingi väike, ma ei tea. Mingi alev või midagi, ma ei tea. Vahet ei ole, aga ma ei tea. Seal on veel üks nagu küngas. Ja teete ka, et siit, kui sa lähed sealt edasi, seal on rehvihunnik ja siis seal on see kilehunnik, kus mina ja mu vend ja mu sugulane väiksena käisime ronimas seal. Ja see oli nagu nii äge. See oli nii cool ja nagu see oli hirmus äge, ohtlik, huvitav, kõik samal ajal nagu... Ja see on nii äge. Ja siis siin saast võib suhteliselt selliseid asju leida. Ma ei tea, see vist mingi... See on mingi tool, mingi vana tool vanast ajast. Ja see on siis metsatuur. Ja kõik. Ja see ongi kõik. 2 kassi on kuskil mujal, ma ei tea kus. Ja see ongi siis minu tänane vlog. Ma loodan, et sulle meeldis see video ja kui meeldis, siis kindlasti pane like, subscribe ja näeme juba mu järgmises videos. Tšau!